Ukraina saab siiski uue kokkuleppe kohaselt Washingtoniga Patriot-süsteemide püüdurrakette ning Türgi müüb esimest korda Ukrainale Atakamsi rakette, reaktiivmürssuud ja suurtükisüsteemid läbi tehingu Ameerika Ühendriikidega. Kuid selle nimel on Ukraina sunnitud astuma ebapopulaarseid samme. Täna, 8. augustil, on mitu uudist kokku saanud üheks suureks kompromisside pildiks, millele Ukraina läheb relvade ja julgeolekugarantiide nimel. Volodõmõr Zelenski teatas täna, et tal õnnestus siiski Ameerika Ühendriikidega kokku leppida igakuiste raketisaadetiste osas Patriot-süsteemidele. See tähendab, et mitte ühe suure 300 raketi paketina kogu talveks, vaid eraldi tarned iga kuu. Samal päeval sai teatavaks, et Ukraina ostab Türgilt vähemalt 70 ballistilist raketti Atakams ja 12 M270 raketiheitjat. Aga mitte ainult. Juttu on veel sadadest teistest mürskudest. Ja peaaegu samal ajal selgus, et Ukraina nõustus mitte ründama mitte Vene laevu Novorossijski naftaterminali juures. Ja Türgi ise blokeeris osaliselt läbipääsu Dardanellide kaudu. Seetõttu analüüsime selles saates koos kogu seda uudisteahelat ja vaatame, miks kõik just nii toimub, sest ühelt poolt näeme, et Türgi alustab otseseid relvatarneid Ukrainale. Aga teiselt poolt teeb Ukraina siiski teatud järeleandmisi rünnakute osas Novorossijski vastu, seal kus meil oli üsna suuri edusamme. Minu nimi on Aleksei Petši, uurime neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Kontrollige kohe selle video all, kas olete juba tellija. Kui ei, vajutage kohe praegu. Jätkub. Alustame siis tõesti päeva peamisest uudisest. Volodõmõr Zelenski avaldus Patriot tõrjerakettide kohta. Pressikonverentsil Serbia presidendi Aleksandar Vučićiga Belgradis ütles Zelenski, tsiteerin, kellel on raketitõrjeraketid ja süsteemid. Eelkõige on nende tootjaks Ameerika Ühendriigid. Kas sa tahad aidata? Me töötame selle nimel. Kas nad hakkavad meile iga kuu rakette tarnima? Jah. Meil on vastavad kokkulepped olemas. Samas rõhutas Zelenski kohe, et nendest tarnetest ei piisa ikkagi täielikuks kaitseks kõigi Vene ballistiliste rünnakute eest. Ja sel aastal on nende maht väiksem kui varem. Washington ei ole seda avaldust seni kuidagi kommenteerinud, kuid see kõlab lootustandvalt. See tähendab, et Zelenski väidab, et väidetavalt on olemas otsene kokkulepe Washingtoniga selle kohta, et iga kuu toimuvad teatud Patrioti tõrjerakettide tarned ikkagi. Kuid selle avalduse tegeliku hinna mõistmiseks on oluline mõista konteksti, sest varem on USA president Donald Trump väitnud, et Patrioti rakette on vaja Ameerika Ühendriikidel endal. Sõda Iraani vastu on oluliselt vähendanud Ameerika Ühendriikide selliste mürskude varusid. Ehk siis Zelenski kuulutab väidetavat läbirääkimiste võitu, teatab mingisugusest kokkuleppest. Selle taustal, et sõna otseses mõttes eelmisel päeval kinnitas Ameerika president sisuliselt keeldumist kaugmaarakettidest, viidates USA enda vajadustele. Viimastel nädalatel on Zelenski korduvalt kutsunud liitlasi üles andma Kiievile täiendavaid õhutõrjerakette, et tõrjuda Vene rünnakuid linnadele ning teatanud selliste vahendite teravast puudusest. Mille tõttu Ukraina relvajõud kahjuks ei suuda alla tulistada ühtegi venelaste ballistilist raketti. Viimase 10 päeva jooksul on Vene väed andnud vähemalt 4 massiivset raketi ja droonirünnakut Kiievile ja Kiievi oblastile, mille tagajärjel hukkus ja sai vigastada mitu tosinat tsiviilelanikku. Kuid nagu te teate, ei pommitatud kahjuks ainult Kiievit ning 8. augusti öön ei suutnud Ukraina relvajõud taas alla tulistada ühtegi venelaste ballistilist raketti. Ja nüüd on märkimisväärne ka see, kuhu veel Volodõmõr Zelenski pöördub lisaks Ameerika Ühendriikidele abi saamiseks raketitõrjerakettide hankimisel. Asi on selles, et laupäeval teatas Volodõmõr Zelenski, et Kiiev sooviks saada Iisraelilt õhutõrjesüsteeme ja edasi tema tsitaat. Me oleksime valmis neid soetama, see tähendab ostma. Praegu meil sellist võimalust pole, kuigi me peame selliseid läbirääkimisi.
See kõlas kontekstis, kus ameeriklased ja meedia eelmisel päeval kinnitasid, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu blokeeris juba 2023 aastal õhutõrjesüsteemide andmise Ukrainale. Raudkuppel. Nagu te teate, juuli lõpus, kui nii Zelenski kui ka Netanyahu olid koos Washingtonis, Netanyahu keeldus mingil põhjusel isiklikust kohtumisest ja kohtumine toimus vaid matustel. Lindsey Grahami, selle sama senaatori, kes edendab põrgulike sanktsioonide ideed Venemaa vastu, ja seal nägi see kohtumine välja üsna pingeline ja see oli üsna lühike. Muide, kui me juba mainisime Lindsey Grahami, siis pean ütlema, et USA kongressi senat hääletas lõpuks nende samade põrgulike sanktsioonide poolt Venemaa vastu, mida on viimastel aastatel edendanud Lindsey Graham ja tema kolleeg, demokraat Richard Blumenthal. Nüüd peab selle paketi poolt hääletama esindajate koda. Pärast seda läheb see seaduseelnõu presidendi Donald Trumpi allkirjastamiseks. Ja pärast seda saab Trump endale hoova üsna karmide sanktsioonide näol Venemaa vastu. No eriti just kolmandate riikide vastu, kes jätkavad pesemata venelastelt nafta, gaasi ja teiste energiaressursside ostmist. Ja märgin ka, et samasse sanktsioonipaketti lisati ka Iraan. Ehk siis Trump taotles seda selleks, et ühe paketiga saaks kehtestada tollimakse kõigi vastu, kes jätkavad koostööd nii Venemaa kui ka Iraaniga. Eraldi selgitas täna põhjalikult Volodõmõr Zelenski, kuhu täpselt nihkub raketitõrje, rakettide otsimise fookus, eriti just Euroopasse. Ta ütleb, me mõistame suurepäraselt tegelikkust. Edasi tema tsitaat. Teine lugu on Euroopa, kellel on raketitõrje raketid. Saksamaal on, Poolal on. Need on need, kes saavad tõsiselt aidata. Kogu lugupidamise ja tänutundega Saksamaa poolele. Nad on aidanud ja Poola on aidanud. Aga me räägime neist, kes saavad praegu anda. Ma ütlen teile ausalt, ma suhtlen iga päev mõne Euroopa riigiga selleks, et Ukraina saaks lisarakette lisaks Ameerika paketile. Siin tasub märkida, et jah, tõesti, Euroopa riikidel on Patriot-süsteemidele mõeldud raketid olemas. Ja ma tuletan meelde, et paar kuud tagasi pöördus isegi Donald Trump eurooplaste poole ja ütles, et vaadake, teil on ju need pakk 3 raketid olemas. Miks te siis neid Ukrainale ei anna? Sõda käib ju Euroopas, nii et kaitske siis ise Euroopat. Aga eurooplased kardavad neid rakette üle anda, kartes, et siis jäävad nad ise kaitseta. Aga Ameerika ei suuda enam nende puudust korvata. Ja siin tegi Zelenski avalduse, mis kõlab peaaegu nagu etteheide kogu lääne bürokraatiale viimaste 100 aastate jooksul. Ta tuletas meelde, täpsemalt öeldes kinnitas. Jah, tõepoolest, see on see, mida me arutasime teiega eelmistes saadetes, et täiemahulise sõja esimesel aastal palus Ukraina tõepoolest tollaselt USA presidendilt Joe Bidenilt luba toota Ukrainas Patrioti raketitõrje rakette, kuid USA keeldus siis. Ja edasi tuleb Zelenski tsitaat. Kui me oleksime need load siis saanud, toodaksime me juba Patriote kõigile, kaasa arvatud Euroopale. Praegu tegeleme me dokumentidega, aga meie pihta lendavad mitte paberist, vaid päris raketid, mis tapavad inimesi. Sellega peaksid tegelema mitte ainult ameeriklased, vaid ka eurooplased. Me lahendame nendega samuti kaua litsentside küsimust. Nüüd teine osa, kui nii võib öelda, tänase päeva relvatehingust ja see puudutab Türgit. Vastavalt Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi teadetele, Ukraina ostab ametlikult Türgilt 70 ballistilist raketti M39 Atakams ja 12 M270 raketiheitjat. Praegu läbib tehing Ameerika relvade reeksportimise kooskõlastusprotseduuri USA kongressis. No, ehk siis formaalselt. Need on Türgi omad, sest need osteti juba varem ameeriklastelt. Aga kuna see on Ameerika arendus, siis nende edasimüük kolmandale riigile nõuab Washingtoni bürokraatliku heakskiitu. Aga mõte on selge. Just Ameerika Ühendriigid käivitasid selle müügi sellise programmi raames, et otsime üles, kus veel maailmas need raketid olemas on. Ja kui Türgil neid vaja ei ole, siis las ta müüb need Ukrainale. Lisaks sellele põhikomplektile, mille ma mainisin, samuti peaks Ukraina saama Türgilt veidi rohkem kui
2500 ehk 2500 M26 raketti kassettlahingpeaga ning 47 203 mm kassettmürsku iseliikuva suurtüki 2 S7 Bion jaoks. Ma arvan, et te saate aru, millest jutt käib. Üleandmist plaanitakse alustada pärast seda, kui kongress on teavituse läbivaatamise tähtaja lõpetanud. Ehk siis on jäänud vaid formaalsed dokumendid. Ja Türgi annab kogu selle relvastuse Ukrainale üle. Tehingu mõte on mõlemale poolele maksimaalselt läbipaistev. Türgi vähendab sel viisil oma objektiivselt vananenud relvastuse varusid ja Ukraina tugevdab kaugmaa tuletoetust. Mis puudutab raketi M39 Atacams ise, siis see on selle raketi varasem versioon, mille laskekaugus on umbes 165 kilomeetrit. See kannab 560 kilogrammi kaaluvad kobarpeapead, milles on peaaegu 1000 M74 sublahingmoona. Ja see on mõeldud elavjõu ning soomustamata tehnika hävitamiseks, õhutõrjesüsteemide ja teiste pindala sihtmärkide vastu. Nagu te aru saate, on see üsna tõsine kobarlaskemoon. Aga teate, siin tekib kohe tunne, et sellisel koostööl Türgiga peab olema oma hind. Nii et Bloombergi andmetel Ukraina nõustus mitte ründama mõningaid mitte-vene naftatankereid ja Musta mere infrastruktuuri, mis on kriitilise tähtsusega Kasahstani nafta ekspordiks. Kiiev lõi kontaktpunktid, et kaubavedajad saaksid infot vahetada ja tagada oma laevade turvalise liikumise. Kokkulepe saavutati väidetavalt pärast seda, kui USA valitsuse kõrged ametnikud kohtusid Ukraina juhtkonnaga. Ja see on potentsiaalselt oluline samm naftavoolude suurendamise suunas piirkonnas, kuid mitte Venemaa nafta, rõhutan. See juhtus pärast seda, kui mitmed hiljutised rünnakud laevadele Kaspia torujuhtna konsortsiumi terminali lähedal Venemaa Novorossijskis viisid seal tegevuse vähenemiseni. Ja nagu te teate, Kasahstan oli sunnitud vähendama nafta tootmismahtu. Kaspia torujuhtme konsortsiumi KTK terminaal on Kasahstani nafta maailmaturule tarnimise seisukohalt ülioluline. Kuna Kasahstanil puuduvad märkimisväärsed ekspordivõimsused alternatiivsetel marsruutidel. Alternatiivsed marsruudid küll on olemas, kuid ütleme nii, need ei ole piisavad. Ja selle taustan tuleb märkida, et KTK kaudu liigub umbes 2% maailma toornafta tarnetest ja Euroopa naftatöötlemistehased sõltuvad just selle piirkonna tarnemahtudest. Ja selle taustal on meil veel üks väga huvitav ja lootustandev uudis. Et teate, me ei räägiks ka sellest, et nagu öeldakse, mingisugune reetmine oleks selle taustan toimunud. Asi on selles, et on juba ilmne, et ameeriklased püüavad kogu selle piirkonna ikkagi võimalikult palju Venemaast eemale tõmmata. Ja siin on üks sellega seotud uudis. Täna ilmus teada selle kohta, et Ameerika Ühendriigid teatasid Transkaspia ettevõtluse arendamise fondi käivitamisest, mille suurus on veidi üle $200 miljonit. Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia jaoks USA välisministeeriumi kodulehel ilmus avaldus, milles on kirjas, et fondi algkapitaliks saab olema just $201 miljonit. Need vahendid suunab USA valitsus ergutamaks erasektori investeeringuid mööda Transkaspia kaubateed. USA teatas samuti projekti jätkamisest nimega Trumpi marsruut rahvusvahelise rahu ja õitsengu nimel, mis näeb ette raudteede moderniseerimise, autoteede, energeetika ja digitaalse infrastruktuuri moderniseerimist Armeenias ja piirkonnas. Muide, täna rääkis Pashinyan seal telefonitsi Donald Trumpiga ja nüüd on Armeenias juba alanud inseneriuuringud raudtee ehitamiseks. Ja Aserbaidžaan on lähedal auto- ja raudteemagistraalide ehitamise lõpetamisele, mis ühendatakse Armeeniaga. Mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan öelda, et rahulepingu aastapäeval Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on juba selge, et Armeenia liigub lääne suunas ja Aserbaidžaan samuti.
Ukraina koostöö Türgiga rõhutab, et ka Türgi liigub selles suunas. Türgi liigub üha enam sinna poole. Seetõttu on ilmne, et ka Kasahstani püütakse tasapisi samamoodi üle meelitada, arvestades seda, et just Ameerika naftafirma aitab Kasahstanil Kasahstani naftat ammutada. Nüüd pöördume tagasi KTK juurde. USA vahendusel saavutatud kokkuleppe kohaselt kohustus Ukraina hoiduma rünnakutes KTK taristu ja mitte Vene laevade vastu. Järgmisena Novorossijski terminali juurde. Kiiev annab ka kaubasaatjatele juhiseid, mis selgitavad, millised laevad on rünnakute sihtmärgiks. Tingimusel, et kokkulepet järgitakse, ei saa sellised laevad Ukraina sanktsioonide alla sattuda. Nad ei tohi vedada Vene naftat ega muid kaupu, mis on seotud isegi kaudselt pesemata venelastega. Ei tohi kuidagi, ei saa kuuluda Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele. Üldiselt, kui nafta on Kasahstani päritolu, kui tanker ei ole Venemaa oma, ei ole kuidagi seotud metsikute venelastega, siis Ukraina seda ei ründa. Kurat temaga, las laeb Novorossijskis ja veab Kasahstani naftat. Ja selle ahela viimane osa on see, mida Türgi ise täna tegi. Türgi võimud hakkasid piirama kaubalaevade liikumist läbi Dardanellide väina Musta mere suunas. Need meetmed võeti kasutusele seoses sagenenud Venemaa ja Ukraina rünnakutega tsiviillaevadele Musta mere piirkonnas. See on samuti huvitav episood. Türgi rannikohutuse peavalitsus teavitas mitut just Novorossijski suunduvaid laevu, et praegu ei väljastata sellistele reisidele transiidilube. Või et ta vajab rohkem aega taotluste läbivaatamiseks, et lasta laevad läbi väina. Lühidalt öeldes aitab Türgi osaliselt vähendada laevade voogu Novorossijskisse. Põhjuseks sai konkreetne vahejuhtum. Alles möödunud teisipäeval sattusid 2 Türgiga seotud laeva Mustal merel rünnaku alla, mis olid teel Türgi Samsunist Novorossijskisse köögiviljade ja puuviljadega. Kannatada said mitu meremeest ja pärast seda kutsus Türgi välisministeerium ametlikult Venemaad ja Ukrainat üles kiiresti võtma konkreetseid meetmeid laevaliikluse turvalisuse tagamiseks Mustal merel. Kuid selle taustal märgib Bloomberg, et Türgi poolt võetud meetmed võivad tekitada uusi raskusi maailmakaubandusele. Olukorras, kus naftatarned on juba oluliselt häiritud Iraani sõja tõttu ja veomahud Hormuzi väina kaudu on vähenenud, Vene ja Ukraina rünnakute tugevnemine mõjutab samuti negatiivselt teraviljetransporti Musta mere piirkonnast. See on juba viinud maailma nisuhindade tõusuni juulis 2 aasta kõrgeima tasemeni. Seetõttu, kui venelased rõõmustavad löökide üle Odessa sadamatele, peaksid nad meeles pidama, et Ukraina võib soovi korral täielikult peatada kogu ekspordi Venemaalt. Kuna aga partnerid paluvad, siis nüüd hakkame lööma ainult Venemaa laevade pihta. Kokkuvõte. Täna, 8. augustil, teatas Zelenski kokkuleppest USA-ga igakuiste raketitarne kohta Patriot-süsteemidele. Ukraina ostab Türgilt vananenud Atakamsi rakette ja M270 raketiheitjaid ning mitte ainult neid. Samal ajal selgub, et tarnete laiendamise ja üldiselt Musta mere kaubanduse normaliseerimise eest maksis Ukraina konkreetse järeleandmisega. Kohustusega mitte rünnata mitte Vene laevu. Kaspia torujuhtme konsortsiumi terminali juures Novorossijskis, mis on kriitilise tähtsusega Kasahstani nafta jaoks. Ja Türgi ise, selle kogu konstruktsiooni 3. osapool, sulgeb samal päeval osaliselt Dardanellid Venemaale suunduvatele laevadele ja osaliselt ka Ukrainasse suunduvatele laevadele tsiviillaevade vastu suunatud rünnakute arvu kasvu tõttu. Ja nüüd saab Ukraina ühelt poolt reaalse juurdepääsu relvadele mitme kanali kaudu. Need on Ameerika Patriotid ja seal on Türgi raketid Atakams. Aga teisest küljest tuleb selle laiendamise eest maksta piirangutega omaenda sõjalisele kampaaniale Mustal merel. See tähendab seal, kus Ukraina viimastel kuudel kõige tõhusamalt survestas Venemaa merelogistikat. Ja Türgi piirang Dardanellidel näitab, et mereväesõja intensiivsus Mustal merel hakkab juba tekitama probleeme, mitte ainult otseselt sõdivatele pooltele, vaid ka kolmandatele riikidele ja nende kaubalaevandusele.
Üldiselt jätan siia praegu mõtte pooleli, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!